Mõistus ei ole anum, mida täita, vaid tuli, mida süüdata. See vana ütlus, mille autoriks peetakse sageli Kreeka filosoofi Plutarkost, viitab mõistuse olemusele ja eesmärgile. See väljendab sügavat tõde, mis on ajast aega inspireerinud mõtlejaid ja õpetajaid kogu maailmas. Mõistust ei tohiks käsitleda passiivse anumana, kuhu valatakse informatsiooni ja teadmisi, vaid pigem elava ja dünaamilise tulena, mis vajab süütamist, hoidmist ja toitmist. Kui käsitleme mõistust anumana, kaldume nägema haridust ja õppimist protsessina, kus teave ja faktid sisestatakse passiivsesse kogujasse. Sellisel viisil õpitud teadmised on sageli pealiskaudsed ja lühiajalised. Need teadmised võivad olla kasulikud eksamite sooritamiseks või igapäevaelus navigeerimiseks, kuid nad ei vii sügava arusaamiseni, loomingulisuseni ega innusta inimest mõtisklema, küsimusi esitama ja probleeme lahendama. Selline lähenemine muudab õppimise mehaaniliseks ja elutuks protsessiks, kus tähelepanu keskmes on sisu ülekanne, mitte õppija arendamine. Vastupidiselt sellele lähenemisele kutsuvad sõnad tuli, mida süüdata, meid mõtlema haridusest ja mõistusest teistsuguses võtmes. Tuli on aktiivne, muutlik ja elav. See sümboliseerib püüdlust, kirge ja uudishimu. Kui käsitleda mõistust tulena, keskendutakse sellele, kuidas sütitada õppija sisemist motivatsiooni ja huvi. Selles kontekstis ei ole teadmised pelgalt faktide kogum, vaid vahend, mis aitab arendada mõtlemisoskust, probleemide lahendamist, võimekust ja loovat potentsiaali. Õpetamise ja õppimise protsess muutub seeläbi osadeks, kus peamine rõhk on küsimuste esitamisel, uurimisel ja avastamisel. See on üleskutse õpilasele, et nad võtaksid aktiivse rolli oma õppimises, kaevuksid sügavamale teemadesse, mis neid huvitavad ja seeläbi arendaksid oma mõtlemisvõimet ja loomingulisust. Nii mõistetud haridus ei tähenda ainult teadmiste edasiandmist, vaid pigem õppija mõtlemise avardamist ja nende vaimse tule süütamist. Praktilises plaanis tähendab see lähenemine õpetajate ja õppejõudude rolli muutumist. Õpetajast saab juhendaja, suunaja ja inspireerija, mitte ainult teadmiste edasiandja. Ta püüab sütitada oma õpilaste huvi ja kirge õppimise vastu, pakkudes neile avastamisrõõmu ja väljakutseid. Ta ei pea silmas ainult faktide edasiandmist, vaid loob õppekeskkonna, kus õpilased saavad arendada oma kriitilist mõtlemist, küsida küsimusi ja otsida vastuseid ning leida need olulised faktid ise. Tõeline õppimine toimub siis, kui õpilane tunneb, et avastab midagi uut ja olulist iseenda jaoks. Samuti mõjutab see lähenemine õppimist individuaalsel tasandil. Kui käsitleda oma mõistust kui tuld, mida tuleb hoida ja toita, siis suunab see meid iseseisvale ja pidevale õppimisele. Meie teadmiste ja arusaamade horisont laieneb, kui me ei rahulda ainult valmis vastustega, vaid otsime oma küsimustele isiklikke ja tähenduslikke vastuseid. See lähenemine innustab meid kogu elu jooksul õppima ja kasvama, leidma inspiratsiooni igapäevaelus ja olemuslikult arendama oma intellektuaalset ja vaimset potentsiaali. Kokkuvõttes on ütlus, mõistus ei ole anum, mida täita, vaid tuli, mida süüdata, võimas meeldetuletus, et haridus ja õppimine peaksid olema dünaamilised ja elavad protsessid. See kutsub meid üles mitte rahulduma passiivse informatsiooni vastuvõtmisega, vaid otsime teadmisi ja arusaamist, mis süütavad meie sisemise tule. Mõistuse käsitlemine tulena paneb meid väärtustama loomingulisust ja kriitilist mõtlemist. Küsimuste esitamise oskust ja pidevat enesearengut, muutes sel viisil õppimise ja hariduse palju rikkalikumaks ja tähendusrikkamaks. Aitäh ja peatse kuulmiseni!